Uue rattaga kohe võit. Kohe tuli võit jah, et ise olen ka imestanud, aga ütleme nii, et ega ma ootasin seda ka pikki filme, et ma mõtlesin, millal see Superbike'i poodium ära tuleb, et siis proovisin pingutada nüüd, et seekord ikkagi kõvasti. Aga keskendusin põhiliselt nagu stabiilse sõidu peale, et ei hakanud kohe nagu väänama jõhkrats vahet, sest ma tean, et Ivo on umbes sama kiire sõitja kui mina ja tal on jube raske minust mööda sõita. Läks vist hästi. Hommikul sa olid küll väga tagasihoidlik. Ma olen alati tagasihoidlik, jah. Super. Kuidas ta ikkagi selja taga õnnestus hoidust ta ju üritas kogu aeg? Jah, üritas, et aga kuigi ma kuulsin häält ainult, et ma mõtlesin, kui ma varju ei näe kusagil, et siis pole nagu hull, et läks hästi. Läks hästi, jah. See sõit oli see huvitav, et ma olen alati mõelnud seda, et miks ma ei mõtle sõidu peal millelegi ja nüüd ma proovisin mõelda igast asjade peale, laulude peale ja nii edasi. See, kus selles aitas päris palju, siis ma sain nagu sellest nii-öelda vahepealsest või sõidust sain nagu välja lülitada niisuguse stabiilse automaatpiloodi peale, et muidugi mõtlesin kogu aeg sõprade peale, kes pärast mainivad, et miks sa teiseks jäid, et nii vähe ei puutu. Mis laulud siis näiteks pähe tulid? Osas ma ei mäleta, igast rocklaulud, et need, mis mulle meeldivad. Ühesõnaga proovisin mõelda nii-öelda ka teiste asjade peale kui ainult sõidu peale. Nii ta läks. Tundub, et siis uue rattaga koostöö sujub hästi? Jaa, praegu on väga rahul, jah. Algus muidugi üllatusi siin oli, aga ma tehnika vend, et ma oskan need asjad nagu korda teha. Nüüd on ta väga hea. Äge. Aga puhata ei saanud tegelikult terve sõidu jooksul? Ei, ma teadsin, et nad on mu taga, aga mis mulle tuli suureks üllatuseks, kui hea selle sikliga startida. Ma soojendusringil läksin, mis asja, et niimoodi saab sellega startida, et see oli nagu suur trump. Äge. It's interview. Üliäge. Kuule, aga palju õnne sulle ja järgmise ägedaid sõite.